Ja nüüd me oleme jõudnud paneelini tervisealane väärinfo ja libameditsiin, kuidas ennetada ning vähendada kahjusid strateegiliselt ja millal sõnavabadus muutub vastutuseks. Ma palun siia panelistid. Perearst Piret Rospuu. Marianne Härma, Terviseameti peadirektori asetäitja. Ja Merili Nikolo, Eesti Ekspressi peatoimetaja. Kui suur see probleem täna siis Eestis ikkagi on? Et kuidas mõjutab väärinfo usaldust tervishoiusüsteemi vastu? Alustame siis võib-olla arstide vaatest sealt. No ma arvan, et ma ei liialda, kui väidan, et kõik inimesed, kes on lugenud ajalehti, liikunud sotsiaalmeedias, on tervisealase väärinfoga kokku puutunud. Et tahes tahtmata sotsiaalmeediaplatvormid on väga palju tervisealast nii ekslikku infot kui ka pahatahtlikku väärinfot täis, aga lipsab sisse ka professionaalsesse meediasse. Pluss on meil ju neid väljaandeid, mis on justkui näevad ajalehena välja, aga tegelikult päris ajakirjanduseks ei kategoriseeru, et seal levitatakse ju ka sellist infot, mille taga ei ole mingit ajakirjaniku kutse-eetikat või mingit sarnaseid sisemise kontrollimehhanisme. Et kokkupuude, ma arvan, on sisuliselt kogu elanikkonnal olnud. Kui palju inimesed neid terviseotsuseid selle pinnalt teevad, see on juba raskesti mõõdetav. Osaliselt mõõdetav ju selliste näitajatega nagu laste vaktsineerimisega hõlmatuse määr, sõeluuringutel osalemise määr, igapäevane ravimite tarvitamise määr. Me näeme oodatava eluea pikenemise ja mitmete erinevate haiguste ravitulemiste paranemise kaudu seda, et osades olukordades ikkagi tegelikult ju näiteks vererõhuravimite võtmine on oluliselt paranenud, eks ravimid on uuenenud ja nad on paremad ka, kui nad olid seal mitukümmend aastat tagasi, aga inimesed ravimeid tarvitavad paremini, teavad midagi, mis on kolesterool ja mis on suhkur ja et peab liikuma ja kõike seda. Et ühest küljest see nagu usaldus ja krooniliste haigustega tegelemine on läinud paremaks, aga teisest küljest ikkagi väga palju on ka selliseid kaheldavaid viise oma tervise eest hoolt kanda. Kuidas see Terviseameti poolelt tundub? Meie vaatame seda niimoodi, et tervise või see kogu valeinfo ja sellise libameditsiini levik on ilmselt meil praeguse ajastu üks suurimaid väljakutseid ja seda mitte ainult Eestis, seda kõikides riikides praegu. Euroopas on see väga laialdaselt näha, et erinevad riigid otsivad siin lahendusi, küsitakse üksteiselt abi, küsitakse rahvusvahelistelt organisatsioonidelt nagu WHO, et tulge appi, aidake võidelda sellega, aidake mõelda, mida teha saab, nii et ta on ikkagi piisavalt suur probleem, millega mitte ainult Eesti ei maadle praegu, vaid erinevad riigid üle maailma sellega pistavad rinda. Eestis on, ma arvan, et me ei ole katastroofikursil, aga me näeme kahjuks tõesti, et ka meie vaktsineerimisega hõlmatus on võrdlemisi madal võrreldes Euroopa riikidega. Kindlasti üks põhjus selles on selline valeinfo levik ja usaldamatus ja see foon, mis siin on tekkinud seoses selle info levikuga. Merili, Eesti Ekspress on teinud tegelikult ju päris tänuväärset tööd selles mõttes, et nii mitmedki sellised süvitsi minevad lood on siis paljastanud inimesi, kes, ma ei tea, seal MMS-i või mis iganes mürki inimestele soovitavad. Tuleks seda veel rohkem teha, kuidas teie saate siin abiks olla, mis see nii-öelda meedia roll siin võiks siis olla? No meedia tegeleb selle teemaga, ma julgen öelda küll võib-olla 10 aastat juba, võib-olla rohkem isegi suhteliselt süstemaatiliselt, et tegelikult võib-olla see MMS-i lugu oligi üks suuremaid, mis tõi sellise valeravi või
ka avalikku fookusesse. Et tõsi, et Ekspressis me oleme ka võtnud üheks selliseks eesmärgiks, et kui me näeme selliseid võib-olla ohtlikke ravivõtteid, et iseenesest igaüks võib arvata või ravida iseenesest võib-olla, kuidas ta soovib, aga kui keegi juba hakkab ka pakkuma teistele inimestele kaheldavaid ravivõtteid, et me peame oluliseks, et me tegeleme selle teemaga ja me kajastame ja me näitame inimestele siis case by case, et miks sellega kaasaminek ei ole kõige õigem, et võib-olla ei ole need ka alati ravivõtted, et meieni jõuab ka infot võib-olla inimestest, me ei räägi siin isegi arstidest või tervishoiutöötajatest, inimestest, kes lihtsalt usuvad, neil on väga kindlad tõekspidamised, põhimõtetest, mis ei ole teaduslikult tõestatud ja näiteks töötavad haridusasutuses. Et ka seda ma pean probleemiks, et kui õpilaste ees, kes võivad olla sellised veel väga ka mõjutatavad, nad võib-olla ei oska kriitiliselt hinnata veel info sisu, et kes nende ees seisavad ja kui palju me ka seda valdkonda vaatame. Et tunnistan ausalt, et mõned lood, kui me oleme kirjutanud ka, tõstatanud seda teemat, siis võib-olla ka koolide poole pealt me oleme saanud võib-olla külma vastuvõttu osaliseks näiteks, et kas see on ikkagi probleem, et kui inimene oma eraelus räägib teadusele vastu, et aga küll ta klassis siis õpetab hästi ikkagi neid fakte, et see ei ole nagu, et ei ole nagu probleem, Et teavitustööd on veel palju teha, et seda ei jõua teha ära ühe aastaga, ühe looga või ühe suure looga, et see peab olema pidev. Mis need institutsioonid on, kelle asi see nagu enne kõike peaks olema? No ma saan selles mõttes ju aru, et see on meie kõigi asi. Meie kõigi huvides on see, et meie lapsed oleksid terved ja saaksid aru, mis on väärinfo, mis ei ole väärinfo. Aga on see Terviseamet, on see TAI, on see meedia, on see, ma ei tea, kool, võib-olla haridusasutus. Mida enam ma tegelikult meie tänast seda päeva siin kuulan, seda rohkem mulle tundub, et tegelikult haridustasemega on ikkagi väga palju ära teha, et mida rohkem on inimene haritud, seda vähem ta kuidagi sellist rumalust suust välja paiskab ja seda vähem ta selliseid libauudiseid usub. Aga just, et mis need institutsioonid võiksid olla, kelle siis nii-öelda peaasi see peaks olema? Kindlasti ei ole ma siin ja ei ütle, et see ei ole nüüd Terviseameti mure, et kindlasti see on Terviseameti mure ja Sotsiaalministeerium on eelkõige siin suunanäitaja, aga seda ei tee ära üks asutus, 2 asutust või 3 asutust. Et me räägime tegelikult valeinfost, mis ei ole ju ainult tervisealane, neid samu võrgustikke ju Eesti Ekspress on väga hästi näidanud, kasutatakse igasuguse valeinfo levitamiseks. Ja tervis on niivõrd laiahaardeline ja niivõrd suur ja isiklik asi inimeste jaoks, et see ei saa olla ainult ühes kohas kellegi üksik vastutus, et nii ongi, et samamoodi nagu me COVID-i ajal saime aru, et erinevad osapooled peavad panustama, nii on ka ilmselt praegu, et meil on vaja nii politsei abi, meil on vaja arstide abi, meil on vaja haridusministeeriumi, koolide, meil on vaja ühiskonnas laiemalt abi, nii et ses mõttes siin ma tean, et see on hea ja mugav mõelda, et keegi kuskil peaks tegema, tegelikult peame kõik tegema. Tulnud on küsimus publikust Merili Nikolale. Mida teha, kui sisuturunduse tasulise infona avaldatakse teil väärinfot e-sigarettide ja ka toitumise teemadel on seda juhtunud? Seda on juhtunud. Sellest tuleks meile teada anda ja me tegeleme sellega. Ütleme, et ma ei ole kindlasti siin, et öelda, et meedias on kõik korras ja me ei avalda üldse valeinfot või me ei eksi või midagi, me ei avalda mingisugust väära infoga reklaami, et seda võib juhtuda, et võib mingil põhjusel minna kellegi silmist midagi mööda, ei teata, ütleme ka, et see valeinfo, kõik need väited, et millest me võib-olla räägime või avastame, mis peaksid olema kõigile teada, et neid ei ole kõigile teada, et see on nii põhjatu maailm, et kui palju mingisuguseid väiteid levib, et vabalt võib juhtuda, et me avaldame midagi. Tuleb teada ja me tegeleme sellega. Kuidas peaks tervishoiusüsteem reageerima sellistes olukordades, kus ütleme, libameditsiin põhjustab juba otsest tervisekahju?
Mis see täpsemalt siis nüüd on, et kui inimene on MMS-i joonud ja saanud söögitoru söövituse, kas me ei peaks teda ravima, kas see oli see küsimuse mõte või? No jah, et kas te peate teda ravima või ei pea teda ravima? Ikka peame ravima ju. Et see on ju meie tervishoiukorralduse alusprintsiip on solidaarsus ja see, et ja arstidena me oleme ikkagi andnud teatavaid vandeid ja selliseid asju, et me ei jäta ravimata ju ülekaalulise inimese südamelihase infarkti, me ei jäta ravimata ekstreemsportlase luumurdu, miks me siis peaksime ühel või teisel põhjusel halbu terviseotsuseid teinud inimese mingeid libameditsiinist tingitud tervisekahjusid ravimata jätma, see ei tule kõne alla. No aga kas sellist tunnet ei teki teil kordagi, et kui inimene läheb teie juurest ära, te putate ta nii-öelda üles jälle, eks ole, ja siis ta tuleb tagasi täpselt selle sama asjaga? Jaa, aga see on meie igapäev. Tilgutad alkohooliku kaineks, ta tuleb järgmisel nädalavahetusel uuesti. Sa saad astmahaige ägenemise ilusasti kontrolli alla, ta läheb enesetunne heaks, ta jätab ravimid ära ja tuleb uue ägenemisega tagasi. See on meie igapäev selles mõttes, et inimesed, siin juba öeldi ka, inimesed ei tee otsuseid alati selle põhjal, mis on mingid faktid või mis on mingid numbrid, või isegi ka siis, kui ta oma astma ägenemisega tunneb ennast väga-väga pahasti ja lubab pisarsilmil, et ta nüüd oma ravimeid korralikult tarvitab, sest ta teab, kui paha on olla haige. Ja see igapäevaelus on tal võib-olla mingi libisev graafik või see on lihtsalt raske või ei püsi meeles või ta on väsinud või on mis iganes põhjuseid. Inimesed teevad nii paljudel muudel põhjusel. Kas sellises olukorras on mingi nipp ka, mida te kasutate selle patsiendiga, et ta nii-öelda lõpuks mõtlema hakkaks, kui te olete talle 3-4 korda juba seda sama asja rääkinud. Kas vahel on mingisugune selline relv, mida te niimoodi saate kasutada, mis kuidagi siiski lõpuks mõjub? Vaata, ütleme see ülekaalulisuse küsimus, mis meil on, eks ole. Kõik teavad, et tuleb süüa kindlatel aegadel, väikseid portsjoneid, taldriku reegli järgi. See ei ole küsimus sellest, et me ei teaks, kuidas süüa. Käitumine on hoopis midagi muud ja käitumise muutmine ei käi ainuüksi teadmiste parandamise teel. Meil ei ole mingeid võlusõnu, mida öelda ja inimesed maagilisel kombel. See oleks näha ju, kui arst oleks õppinud ära selle, kuidas seda teha, siis meil oleksid perearsti nimistut, kus ei oleks inimestel võib-olla nii palju infarkte ja ei oleks ülekaalulisi ja meil oleks nimistud, kus oleks kõik ülekaalulised ja infarktidega haiged. Meil ei ole need haigused on ju enam-vähem ühtlaselt elanikkonnas jaotunud ja need determinandid, mis inimese tervist määravad, asuvad väljaspool arstikabinetti. See on haridustase, see on sotsiaalne staatus, majanduslik olukord. Need inimese tervist määravad tegurid asuvad väljaspool tervishoiusüsteemi. Nii et tegelikult ka see abi peaks tulema väljapoolt tervishoiusüsteemi. No meil kõikidel on oma tervis ja see on meie kõikide asi. Ja meid kõikid huvitab peale iseenda tervis ja ka päris mitmete meile lähedaste inimeste tervis, eks ole. Et see üksteisele võrgustikuks olemine, ma arvan, on tähtis. Kuidas väärinfot niimoodi kummutada, et isegi libatohtrid seda uskuma hakkaksid? Üldiselt on nii, et me arutasin seda teemat ka enne siia tulekut. Meil on valekontrolli, siis faktikontrolli inimesed, kes tegelevad igapäevaselt sellise väärinfo, nad leiavad seda Facebookist, nad kummutavad seda ja kirjutavad selle kohta lugusid. Ja arutasin seda teemat ka nendega ja ega tõsiasi on see, et meil on väga häälekas mingisugune vähemus, kes usub väga kindlalt, neil on mingisugused oma põhimõtted välja kujunenud. Me ei muuda neid tegelikult. Ma ei usu seda, et ma suudan argumenteeritult istuda nendega laua taha maha ja nad, ma ei tea, mida ma ütleksin, et paneksin faktid ette, et nad muudaksid oma arvamust. Lihtsalt üks näide on, et kunagi ma mäletan isegi näiteks eesti keel, mis on suhteliselt nagu reeglipärane. Ühe lugejaga oli vaidlus, ta ütles, et teil on valesti. Ma ütlesin, näete, reegel on siin, et tõsist, ta ütles, et täpselt, see kinnitab seda, mida mina arvan. Ehk siis see vaidlus oli ju mõtet. Aga küll me peame tegelema nende kõhklejate osakaaluga, keda on võib-olla palju. Ja tõesti, et see ei ole kellegi, ma ei oska öelda, et siin on hästi kõlanud, see on meie kõigi probleem tegelikult. Ja et see ei ole nagu
ja enne oli ka eelmises ettekandes väga hästi öeldud, see on nurjate probleem, on see õige termin. Et küsimus ei ole lihtsalt, kas tervishoius on midagi viga või meedias on midagi viga, et meie ühiskonnas on toimunud palju muutuseid ja raputusi. Väga paljud inimesed on jäänud kusagile võib-olla hammasrataste vahele, võib-olla nad on pettunud milleski, võib-olla neil ei lähe nii hästi, nad ei suuda kogu infoga enam kursis olla, nad on kõhklevad ja kui nad on selles kõhklevas positsioonis ja keegi pakub neile, meil on ka muidugi hirmufoon, meil on nii palju kriise olnud läbi aastate, tohutu hirmufoon ja kui keegi pakub sellel hetkel sulle väga lihtsa lahenduse, väga lihtne on selle kaasa minna. Nüüd on küsimus, et kuidas me jõuame nende kõhklejateni, et kuidas me suudame neile selgeks teha, et arst on autoriteet või et tal on need faktid või et loe meedias seda lugu. Et see on selline võtmekoht, et siin on kõigil väga palju tööd, mida saaks teha ka paremini. Marianne? Ma arvan, et siin just resoneerides eelolevatega, et kõik algab sellest, et me peaksime aru saama, miks inimene pöördub nende alternatiivsete lahenduste poole. Et ma olen ka mõelnud ja kõik saalis olejad, kellel on pisikesed lapsed, on olnud pisikesed lapsed ja mäletavad seda tunnet, kui sa tuled selle pisikese pambuga haiglast koju ja vaatad teda nüüd nagu ja mõtled, mis sa nüüd teha saad. Ja siis sa loed selle siitsi või selle hälli surma kohta ja loedki sealt, et sa ei saa mitte midagi teha. Sul ei ole mingit kontrolli selle üle. See lihtsalt osadel inimestel kahjuks juhtub ja sa ei saa mitte midagi teha. Ja see on kõige õudsam tunne üldse. Sul pole mingit kontrolli. Mitte midagi. Ja siis sa loed sealt Tartu Ülikooli kliinikumi lehel on ilusti need faktid toodud, et vot juhtub hästi harva ja nendel inimestel aga sa ei saa mitte midagi teha. Kohutav ju. Ja vot siis sa lähed sinna perekooli ja keegi pakub sulle terakesi. Ütleb, et midagigi, sul on mingigi kontroll selle üle, et see ei läheks nii halvasti. Ja kui inimesed ei leia usaldusväärsetest kanalitest neid praktilisi asju, mida ta saab teha, et kontrolli omada, siis seal on piisavalt ärimehi, kes suudavad selle tühimiku täita, mis iganes infoga ja see läheb kohe kaubaks. Nii et me saame ka riigi tasandil sellele rohkem mõelda, et need valupunktid, kui inimene avastab ennast mingist keerulisest olukorrast, tal on tekkinud mingisugused terviseseisundid, millel ei ole lihtsat lahendust, allergiad, ärevused, mis iganes, millel ei ole ühtset lahendust, siis inimest ei aita see, kui öelda talle, et me ei tea, kuidas sind aidata, me ei tea, mis see lahendus on. Tal peab mingi konkreetne asja olema, mida ta teha saab ja mida rohkem me saame neid tühimikke täita sellise infoga, seda parem. Ma lisan ühe asja veel, et me oleme kirjutanud peaaegu iga nädal väga dramaatilisi lugusid ja tihti on seal arstid, on need, kellelt me siis küsime ka, et mis siis nende meelest juhtus võrreldes sellega, mis siis meile allikas räägib. Ja päris mitmetel kordadel me jõuame lõpuks tulemuseni, et on toimunud kommunikatsioonihäire, et lihtsalt inimesele oleks olnud vaja veel kord selgitada, et mis on juhtunud või millised on lahendusvariandid ja võib-olla see inimene poleks kunagi pöördunud ajakirjandusse, et rääkides lihtsalt. Vaatame vahepeal ühte klippi, mis meil on ette valmistatud ja siis läheme selle teemaga edasi. Tulin kuulama rahvusvaheliselt tunnustatud teadlaste seisukohti selle niinimetatud pandeemia suhtes. This was not a pandemic, it was an epidemic of madness in a healthy world. It was not a vaccine, it was false experimentation with poisonous products. COVIDi vastu on ju, ma ei tea, sellest ei räägita meil millegi pärast peavoolus, et on olemas ravimid, mis töötavad peaaegu 100%. Et ma räägin täna ei millestki muust kui maailma kõige võimsamast tervendajast. MMS-iga on võimalik tervendada suurem osa maailmas enim levinud haigustest. Et ohtlik ta mitte kunagi ei ole, isegi kui iiveldus tekib ja kõht läheb lahti,
siis see ei tähenda seda, et see asi on ohtlik või mürgine. Siin lähedal majas müüb üks naine enda tehtud kärbseseenekapsleid. Kas lastel võib anda, minu tütar on 11 ja tema ka võtab. Üks naine kirjutas mulle ka, et tema tahab 3 pulki tellida, et temal just lapsel kooli stressi ajal hästi nagu aitas. Mul on laktoositalumatus, ma ei saa piima juua. Ka toorpiima oled proovinud oma organismi, oma soolestikku oled proovinud tervendada, ei ole. Aga hästi koomiline on see, kuidas me elame nii tagurpidi maailmas. Neid süüdistusi esitatakse loodusravile ju. Kõik sünteetilised ravimeid on toksilised. Kuidas sa julged seda oma nahale panna, kui sa seda isegi süüa ei julgeks? Vaata, aga öeldakse, et loodusravi on nagu alternatiivmeditsiin, aga mis originaalmeditsiin tegelikult on? Looduslik meditsiin. Piret, sinu juurde jäi see järjekord. Päris valus klipp, jah? See läks väga täpselt sinna, mida ma just hakkasingi ütlema. Et üks asi, mida Katrin Tiidenbergi teadustöös juba välja tuli, kuigi nad ei ole lõpuni jõudnud, aga et see, mida inimestena me iga päev teeme, ja mind väga kõnetas, see on see, mida mina teen, on see, et inimesed üritavad ümbritsevat maailma mõtestada. Kogu see ajakirjanduse, sotsiaalmeedia, sõpradega rääkimine, arsti juures käimine, kõik see on see, nagu teil oli sense-making ecosystem, ehk siis maailma mõtestamise ökosüsteem, see on minu mingi infoväli, mille kaudu ma üritan aru saada terviseteemadest, kliimamuutusest, mingist sellest rohepöördest, mida seal Eestis tehakse, mis seal Narvas toimub, eks ole, mis seal Nursipalus toimub, mis selle Venemaaga, Ukraina, nii palju, need on kõik ääretult komplekssed teemad ja me üritame nendest kõikidest aru saada, mitte ainult tervisest. Nüüd, suurem osa meist on suurema osa teemade osas tavainimesed, dumb userid. Meil puuduvad valdkonna spetsiifilised eelteadmised. Nüüd, väga mitmetes valdkondades tervises väga selgelt olemas on suurte majandushuvidega isikud, kelle sissetulek sõltub sellest, et inimesed ei pöördu oma tervisemuredega arsti või pereõe poole, vaid tulevad nende juurde. Merle Martinson, kes raamistab homeopaatiat kui loodusravi, homeopaatia on väljamõeldis 19. sajandist. See pole mingi loodusravi ja see pole ka mingi ravi, eks? Aga temale toob see sissetuleku ja kuidas me saame Merle Martinsoni arvamust muuta, kuidas me saame sellest tervise teemadest rääkida, et nii, et tema ka aru saaks. Tal on majandushuvi mitte sellest aru saada. Ja selles suhtes ma olen väga sallimatu. Ma arvan, et me ei peaks neile platvormi pakkuma ja me tegelikult ei peaks ka pahatahtlikel väärinfo levitajatel nagu piiramatult oma libajuttusid laskma levitada. Sama osade tervishoiutöötajatega, kes ei räägi otseselt valeinfot mõnikord isegi, aga kes räägivad mugavalt kallutatud infot. Et nende erakliinikute ukse taga oleksid järjekorrad. Ja mõnikord mul tekib ka nagu, ma saan aru, et Eesti on väike ja meil ongi arste vähe, eriti kui on kitsaste teemadega tegemist. Ja mõnikord mul siiski tekib küsimus, et kas on eetiline konflikt, kui arst, kellel on erakliinikus, ta mingisugust teenust müüb, läheb ka eksperdina rääkima samal teemal ja tema jutt, kuigi mitte otseselt vale, aga on nõksa kallutatud sellise hirmu ja ärevuse üleskütmise poole, et tema erakliinikusse oleks ikka klientuur tagatud. Ja sellist hirmu ja ärevuse põhist otsustamist me näeme hästi palju. Mul oli just tegelikult 2 juhtu vaktsineerimata lastega, kus üks laps astus naelajalga ja teised lähevad reisima riiki, kus on haiguspuhang. Ja tegelikult oli kohe see esimene küsimus, et kas mu laps on vaktsineeritud ja kas me saame selle vaktsineerimise ära teha. Ehk siis see vaktsineerimisest keeldumine oli hirmu ja tekitatud ärevuse põhjal keeldumine ja tegelikult nüüd see vaktsineerimine tuleb täpselt samamoodi ärevuse pinnalt. Ja paratamatult need õudsed lood meedias, need
meditsiinisüsteemi vastu usaldust õõnestavad artiklid sotsiaalmeedias, kõik see, mida me siin ekraanil nägime, see kogu aeg see terviseinfo käes olemine, see ajabki selle niisuguse nagu ärevuse kogu aeg sisse ja siis need otsused, mulle üldse ei meeldi, et need ärevuse põhjal tehtud otsused, need inimesed ei ole ise kindlad ja need otsused ei ole ka alati head. Aga seda ärevust me ju kuidagi praegu ühiskonnast ju ära võtta ei saa, et ses mõttes, et see on midagi, millega me peamegi kuidagi nagu harjuma, et minu jaoks on nagu olulisem oleks aru saada, et mis see kahju siis on, mida me ühiskonnas kogeme või kuidas me seda mõõta saame, sest et sööd oma terakesi, siis sööd, mul on kahju kuulda, et sa oma raha sinna raiskad ja võib-olla nagu usud selliseid asju, kui võib-olla oleks hoopis lihtsamad ja tervislikumad vahendid, aga ta ei tõlgendu nagu otseseks kahjuks või tervise kahjuks ja raske on sellise asja vastu võidelda, sest et ma mõtlen, et meil on mõned näited, kus ongi olnud sel juhul perearstid, kes levitavad mingit infot, me võtame nendega ühendust Terviseameti poolt, selgitame, et kuulge, te ei tohiks sellist asja rääkida, ja ütlevad, oi, vabandust, ma rohkem ei tee ja ei teegi, ongi kõik. Ja siis meil on mõned sellised tugevamad vastased, või mitte vastased, aga selles mõttes, et tugevamad sellised pähklid, kellele me ütleme, et teate, et see ei ole okei, mis juttu te räägite ja kuidas te oma nagu patsientidele, mida te siin müüte ja nii edasi, aga kus seisab, et see on keelatud? Kuskil ei seisa. Läheme vaatame, et võib-olla me saame siis kuidagi muud moodi, et äkki tal on mingid muud kvaliteedimured seal perearstikeskuses. Tal pole mitte midagi, kõik on laitmatult korras, piinlikult korras. See keskmine perearst ei tunne nii hästi õigussüsteemi, kui võib-olla mõni nendest, kes on harjunud neid tooteid müüma ja turundama, et pole mitte midagi ette heita. Ja siis kus sa kinni hakkad sealt. Suur aitäh, tänased panelistid, oli erakordselt põnev teie mõtteid kuulata.